nii, kes usub, saab alati abi. Sirje Gabriel ka siin artikkel meil. nii, Sirje Gabriel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1972. aastal. Pärast seda on ta töötanud 11 aastat psühhiaatrina, olnud narkoloog, seksoloog ja kohtuekspert, siis jaoskonna arst ja polikliiniku juhataja, seejärel uuesti jaoskonna arst alates 1989 aastast on tal erapraksis. nii, siis siit vaatame edasi. nii. Mida loodad Ants Krossi piltidest? Arstitöö on väga pingeline ja seda just psüühilise koormuse pärast. Inimesed tulevad siia otsima mitte ainult materiaalset abi, vaid ka hingelist tuge. See väsitab. Ants Kross arvas, et ta kaitseb mind oma piltidega. Need aitavad mul keskenduda, kes vaatab pilti, kes vett, kes lihtsalt iseendasse. Mina vaatan Krossi pilte ja olen märganud, et need, kes tulevad siia kabinetti rünnaku imulistena, taanduvad oma positsioonidelt õige pea. Kes sind ründavad, suurel määral just kolleegid. nii, vaatame siit edasi. Üks koht oli veel siin, kus mind nagu on ära nimetatud nagu. Aha. Kus siis läheb sinu tee? Sa õpid perearsti kursustel, töötad koos Ukraina ja Venemaa bioenergeetikutega, püüad mõista luuleviilmad, rendid, imemasinaid, vaatad Ants Krossi pilte. Ma olen tegelikult siin oli siis mingi koht oli veel, mida oleks vaja. nii, läheme siis edasi. Nüüd siis Sirje Gabrieli tegevusest on siis selline asi, et siin siis me näeme enne ja pärast eksperimenti. nii, 7 minuti jooksul suutis Ants Kross tekitada patsiendi organismis mitmeid muutusi kompuuterdiagnostika analüüsi lehelt. On näha, et punased pinged kaela, kukla ja võlavõtmispiirkonnas on vähenenud. Doktor Gabriel nägi paranemist ka sapipõies, südame segmendis ning täheldas kukla migreeni tüüpi häire kadumist. nii, põhimõtteliselt siis patsient katsus ainult korraks seda turvakaarti. Ja tulemuseks oli siis selline hüppeline muutus.